Mina olen Väino Niitvägi, sepp ja ehtekunstnik ja õpetan Viljandi Kultuuriakadeemias metalli- ja ehistööd ja sepist. Ja täna ma teen küünlahoidjat, mis on siis kinnitub seina sisse otse konksuga. Et ma võtsin taaskasutatava materjali vanarauakastist ja sellest saab suurepäraselt sepistada. Sepistamine käib siis niimoodi, et alasi peal töödeldakse vasaraga kuuma materjali. Materjal peab olema piisavalt soe, niisugune enam-vähem kollane, et siis on ta plastilised omadused kõige paremad. Kui nüüd lasta liiga palju kuumust, siis ta läheb põlema nagu säraküünal, see raud. Nii et peab olema kogu aeg valvel, et mitte ära põletada. Mina kasutan kõige lihtsamaid töövõtteid ja lihtsaid töövahendeid. Ääs ja vasar ja alasi on põhilised töövahendid, mis on säilinud aastatuhandeid ühesugusena. Kui me sepistame rauda kuumana, et ta on praktiliselt kollane alguses, siis ta sepistamise ajal jahtub ja kui ta kaotab juba oma selle kollase tooni, siis tuleb ta uuesti panna ääsi, et kuumutada. Sepistamisel, kui on väike detail, siis ma kasutan pihtisid või siis kui on võimalik, siis ma jahutan selle otsa maha, mida ma käes hoian, et mitte käsi ära põletada. Tuld peab kogu aeg kohendama ja jälgima, et see metall oleks õiges asendis siin. Muidu võib juhtuda, et see õhukene ots, mis on sügaval tules, läheb põlema. Jämedama materjali puhul ma kasutan suuremat vasarat, aga kui materjal läheb juba õhemaks, siis võtan kergekaalulisema vasara, millega saab tundlikumalt lüüa. Praegu ma sepistan selle küünla hoidmiseks putkekujulist küünlahoidjat ja siis hakkan seda osa peenemaks venitama ja kandiliseks. Nüüd hakkan putke tegema sellest otsast. Selleks on mul soon alasi. Võin selle siia. Ja. Nüüd hakkan venitama selle küünlahoidja vart pikemaks. Nüüd võtan jälle suurema vasara. Nüüd, kui metall juba muutub niisuguseks kirsipunaseks, siis tema plastilised omadused vähenevad ja siis on mõtet ta jälle uuesti tulle panna. Nüüd enam käega hoida ei saa, nüüd peab võtma pihtide vahele. Nüüd ma vormin lõplikult selle küünlahoidmisputke, mille siis see küünal läheb. Nüüd hakkan teravikku sepistama. Seda teravikku, mis läheb siis naela kujul palgi sisse. Nüüd järgmine tööprotsess on selle otsa naelaks keeramine ära külje peale ja see keeramise koht, see on kõige jämedam, sest muidu ta võib siit pragunema hakata. Ja selleks, et oleks lihtsam teda seina sisse või palgi sisse lüüa, selleks ma löön selle koha peale
väikese kanna. Selle putkeosa jahutan maha. Nüüd keeran ta otseks ja siis hakkan teda väänama. Nii, ja nüüd tuleb viimane etapp. Selle sirge osa ma väänan ära. Seda nimetatakse tordeerimiseks. Sellel on ainult dekoratiivne eesmärk. Sellel mingit funktsiooni ei ole muud. Nüüd on näha, et see koht, kus ei väändunud hästi, see oli natuke külmem. Nii et selleks ma pean seda kohta uuesti soojendama ja teisi kohti jahutama. Need kohti, kus on rohkem keerdunud, need jahutan maha ja seda kohta, kus on vähem, seda keeran juurde. Kui ma ei taha näiteks neid teravaid kante, mis mul tekkisid, ei taha neid ära rikkuda, siis on väga mõistlik kasutada puupakku. Nüüd harjan puhtaks ja vahatan. Vaha annab ilusa niisuguse tumeda tooni metallile ja kaitseb natukene ka niiskuse ja ilmastiku eest. Terasari aitab kõrvaldada seda tagikihti, mis siia põlemise kuumutamisel tekib. Nii et siis metall omandab niisuguse metalliläike. Nii, peale harjamist on ta natuke teistsugune ja nüüd järgneb vahatamine. Vahatamiseks ma kasutan mesilasvaha, mis jätab ka ühtlasi hea lõhna ja millega on meeldiv töötada. Metall peab olema nii kuum, et vaha põlema ei lähe, aga et samas ta hästi ära sulab. Ongi valmis. Pühime liigse vaha ära pealt lappi. Paneme küünlaga sisse.